olen Kersti Kurvits. Igapäevaselt töötan siis Jõgevamaa arendusettevõtluskeskuses ja olen vabaühenduste konsultant. Mina olen Maile Keskküla. Mina töötan igapäevaselt sihtasutuses Järvamaa ja ma olen samuti vabaühenduste konsultant. Mina olen Katrin Hansmit ja töötan Viljandimaal ja olen vabaühenduste konsultant, siis nagu Kersti ja Mailegi. Meil on selline äge ühine tegevus nagu podcastide tegemine oma 3 maakonna vabaühendustele. Ja need podcastist tegelikult on alguse saanud siit samast, kus me täna istume. See on siis Põltsamaa lossihoov ja 2023. aasta maikuus saime me siin kolmekesi kokku. Ja miks me siin kokku saime? Ja põhjus ei olnud üldse väga roosiline, nii nagu siin Põltsamaa lossihoovis on, vaid meil oli suur mure. Meie teenus oli muutunud ja meil oli mure, et mida ja kuidas me tegema hakkame. Ja eriti suur mure oli, et kus me selle kõige jaoks raha saame. Ja meil eelarves ju raha ei ole ja no teenuse muutus tõi ka selle siis, et oli vaja kirjutada aruandesse erinevaid tegevusi ja kuna meil raha siis ei olnud, siis me siia kokku leiutama tulimegi, et mis me siis teha saame, kui meil raha ei ole. Et mida üldse oodatakse, meil olid need paberid siin veel, ma mäletan kaasas või see kirjeldus ja siis me seda uudistasime siin ja mõtlesime, et mis siis pihta hakata, et kuidas need lahtrid ikkagi aruande esitamisel ära täita. Ja see, et miks just Järva, Jõgeva ja Viljandi, et miks mitte näiteks Rapla või ma ei tea, mingid muud maakonnad, et tegelikult mina olin Mailele mentor, kui Maile tööle tuli ja Maile pöördus kõigepealt siis minu poole, ütles, et mis me selle uute teenuste ja tegevustega teeme, et kuidas me nüüd hakkama saame ja mida me teeme ja me leppisime kokku, et me saame kokku, Põltsamaal. Ja, et me saame siin Põltsamaal kokku. Aga töö käigus siis mina omakorda sain kokku Katriniga, kes oli ka üsna värskelt tööle tulnud ja samamoodi murekorts kulmude vahel, et kuidas ja mida ma nüüd selle uue teenusega tegema pean hakkama. Mina ütlesin, meie saame Kerstiga kokku ja hakkame seda asja arutama. Ja ma ei olnud veel vana teenuse sisustki hästi aru saanud, sest ma ju alustasin tööd oktoobris 2022, mis oli siis natukene üle poole aasta tegelikult, et see vana teenus oli enam-vähem selgeks saanud ja siis nüüd tuli mingi uus peale. Ja siis Katrin ütleski, et võtke mind ka kampa, et arutame siis ja vaatame seda uut teenust siis koos, et ma saaksin ka asjast aru. Ja me istusime siit mitte kaugel siis Lossi restorani laua taga ja mõtlesime igasuguseid tegevusi välja ja üks siis võimalus see, et kui raha ei ole, et mida me siis teeme või mida me pakume ja siis mõtlesime, et aga meil on ju kurikuulus internet olemas, et jõuab tasuta meie sihtgrupini ja Teamsi, Zoomsi me oleme juba harjutanud Covidist päris palju ja üks selline mõte, mis olidki need veebikoolitused, mida me siis hakkasime tegema ja jagasime siis neid oma teadmisi ja oskusi, mis meil olid. Aga siis tuli Katrin välja ühe. Et mul on üks mõte. Ja see mõte oli. Ja siis me mõtlesime, et lisaks sellele, et siis selliseid igapäevaseid teadmisi, mida võib vabaühenduse eestvedajatel või ka liikmetel vaja minna, on nii-öelda selline üks teemade grupp, mida me tahame jagada, aga et võib-olla kutsuks ka endale külalisi, nii-öelda, kes võib-olla ei tule niimoodi, et kui koolitaja kutsud, siis see maksab mõnikord mitu tuhat, aga eestvedajad võib-olla tahavad oma asjadest rääkida ja siis ma mõtlesin, et me võiksime teha oma podcasti. Ja podcastid olid, mina olin 2 podcasti näinud enne seda, kui Katrin oma podcasti idee välja tuli ja minu arust siis hakkas kuidagi neid podcaste tulema nagu ma ei tea, seeni vihma ajal hästi palju. Ja ma mäletan seda, et minu arust ütlesid ka, et teeme midagi ägedamat, et teeme midagi nagu enamat kui see veebikoolitus, kus istud kaameras ja lihtsalt räägid, et teeme ägedamat, teeme midagi põnevamat. Aga ma mäletan, kui vastu te olite sellel alguses. Ja,
ja meil oli suur hirm. Meil oli suur hirm, aga ikkagi me siis niimoodi värisevate jalgade ja kätega otsustasime siis seda hirmu ületama hakata. Ja ma mäletan seda, kui see esimene kord oli, et siis eelmise päeva õhtul ma mõtlesin, et kuidas nüüd saaks, et võtaks, helistaks Catherine'ile ja ütleks, et haigeks või midagi. Ja et jätame ikka ära ja ärme teeme veel, et lükkame edasi või mis oli, aga... mis jäi ka tegelikult raha teema taha oli see, et mina ja nagu ka see, et oleks asi lihtsam, sa ei saa väga palju eksida, sa ei saa seda asja kaua filmida, oli see, et minu ettepanek oli, et me teeme seda otse-eetris. Et me ei salvesta seda ette ja siis ei lase tundide viisi kellelegi pärast seda nagu siis seal parandada ja siis töödelda, nii et istume maha, räägime tund aega juttu ja asi on tehtud, onju. Et aga see oli ka veel see, et nagu mismoodi siis kas kõik ikka klapib kokku ja et äkki läheb midagi sassi ja siis mõtlesin, siis läheb sassi, et midagi ei ole sellest. Jah. Aga mis oli nagu huvitav, et ja esimese teema me võtsimegi vist oli see ChatGPT ehk tehisin. See oli meil veebikoolitusena. Mis meie esimene podcast oli? See oli see tunnustamine. Jaa, õige tunnustamine ja et kõikide 3 maakonna siis parimad vabaühendused, kes eelmise aastal tunnustuse said, olid meil külas. Ja meil oli, algusest peale on olnud podcastides selline põhimõte, et me kutsume siis ühe, kes võitis, on ju, ühe, kes, ma ei tea, aitas seal korraldada, on ju, ja nii edasi, et näiteks kui me tegime kogukonna praktika podcasti ja siis me tegime ka niiviisi, et on üks MTÜ, kes on pakkunud praktika kohta, üks noor, kes on siis osalenud kogukonna praktikal ja siis inimene, kes kogukonna praktika programmi kui sellist eest veab, et ehk siis meil on seltskonnad podcastidel on olnud üsna suured, just sellepärast, et me tahame igast kohast seda vaatenurka saada või sellist nagu arvamust. Ja meil on see nagu põhimõte ka, et me tahame siis külalisi kutsuda igast maakonnast vähemalt, et see ka teeb selle külastajate arvu suuremaks, et nüüd on see päris palju. See on tõesti tegelikult väga põnev teekond olnud, et leida neid inimesi, kes saadetesse tuleksid ja tegelikult see ei ole üldse raske olnud. Teinekord võib-olla tõesti iga inimene ei saa tulla ja niimoodi, aga see on üllatavalt rõõmsa meelega, inimesed tulevad ja nad tahavad oma lugusi rääkida, nad tahavad oma mõtteid rääkida, mida nemad parasjagu teevad ja kuidas nad tunnevad siin ühiskonnas kodanikena ja nii edasi. Ja mõni on ka olnud selline külalistest just, mida me oleme märganud, et mõni tuleb ja ongi nagu kalavees. Ta hea meelega on kaameras ja teine tuleb ja higistab, et ma ei tea, kuidas ma saan ja miks ma üldse siia lubasin tulla. Et see on ka hästi põnev, et nagu kuidas teda siis nagu rahustada ja pärast ütleb, et ta sai sellise eduelamuse, et see on ka äge olnud. Ja me oleme ka seda teinud, et natuke just need, kes võib-olla ei ole nii kaamera vilunud ja esinejad, et me ikkagi enne salvestust saame nendega veebis kokku ja arutame. Meil on ikkagi stsenaarium olemas, et sellised põhiküsimused või teemad, et me arutame nendega läbi, et me külalised tunneksid ennast ikkagi julgemini ja kindlamalt kaamera ees, et me väga neid nagu ei ole eesmärgiks seal piinata. Ja nad saavad ise ka sõna sekka öelda, et millest rääkida või kuhu see fookus nagu suunata, et see on ka nagu selline asi olnud, mis meie jaoks, et kui meie mõtleme selle teema välja, paneme selle mingisuguses vormi juba ära, siis tegelikult meie osalejad hästi palju panustavad ka sellesse, mis päriselt nagu siis kaamera ees jutuks tuleb. Mul endal tuleb nagu meelde üks siuke tore pööre meie podcastide nii-öelda tegemises. Oli see, kui keegi kirjutas meile ja tänas meid podcastide tegemise eest ja siis tõi välja ühe väga huvitava nüanssi ja see nüanss oli siis selline, et miks teil ainult naised on podcastides ja siis me pidime tunnistama, et tõesti siiamaani et me ei olnud seda isegi märganud, aga tõepoolest meie külalised olid naised olnud. Ja mis seal salata, ega väga tihti ongi, naised on väga aktiivsed külakogukondades ja kogukondades, mis ei tähenda,
et mehi seal ei tegutseks. Et võib-olla nad ei ole mõne külakogukonna või seltsi juhatuses, aga ometi on nad seal tegelikult üsna aktiivsed oma nõu ja jõuga just eriliselt, eks ju. Ja siis me kohe otsustasime siis teha sellise julge sammu ja me tegimegi podcasti Mehed kogukonnas. ja peale seda tegelikult meil on mehi olnud saadetes tihtipeale. Me avastasime, et mehed on ka täitsa toredad. Täitsa toredad. Ja mehed ongi, minu arust on see meie ainuke podcast olnud meestega, kus me ajaliselt olime sisuliselt minuti pealt graafikus. Kõik, mis oli kokku lepitud täpselt niimoodi ja räägiti täpselt, lõppes õigel ajal ära. Väga mõnus ja sisukas oli ka see podcast. Asjalik ja sisukas, et tegelikult olid väga ägedad külalised meil seal. Jaa, olid küll, jah. Aga teemasid me olemegi valinud, et kus me oma nagu neid teemasid võtame, et millest me siis räägime, et tegelikult me oleme valinud nagu kahte moodi, et üks on see, kui hetkel on midagi aktuaalset või kas või seesama Mehed kogukonnas tuli nii-öelda täiesti ootamatult ja mitte võib-olla pikalt planeeritult, aga kindlasti on ka selliseid nagu igikestvaid probleeme. Ja mida võib 5 aasta pärast ka järgi vaadata. Teemad on ikka samad. Vabatahtlik panustamine või läbipõlemine ja sellised nagu ettevõtlikud kogukonnad, et paljud teemad on sellised püsivad, et mitte nagu hetkelt huvitavad. Ja üks eesmärk tegelikult on ka just nimelt, et inspireerida inimesi, inspireerida erinevaid siis kogukondi. Et kui sa kuuled kellegi ägedat või toredat lugu ja võib-olla vahest ka mitte nii toredat, võib-olla isegi läbi kukkumist, eks ju, et sul on sellest midagi õppida, sul on midagi kõrva taha panna, et see on meie selline eesmärk alati olnud. Ja veel see ka, et igast podcastist saaks nii-öelda mingisuguse sellise nagu praktilise väärtuse, nii et nagu mis need 3 sammu siis on, kui sa kuulad selle läbi, et mis need 3 sammu on, mida sa saad tegema hakata kohe enda kogukonnas või mida sa saad järgi katsetada, et see on ka olnud selline, et need külalised, kes meil on, ikkagi räägivad ilma ilustamata seda teemat lahti. Ja võib-olla meil on otsevaatajaid ei olegi korraga nii palju, aga meil on nagu järelvaatamisi päris normaalselt, ütleme niimoodi. Ja see ongi nagu ka väärtus, et ta jääb alles, neid saab järele vaadata vastavalt teemadele, et võib-olla kui nagu selliseid tavakoolitusi teha, siis kasu saavad need, kes koolitusel osalevad ja see üks päev sai läbi ja nii ongi, et ega neid koolitusmaterjale, kui jagataksegi vaevalt, et loetakse, aga et just sellist videot võib vaadata veel aastakümnete pärast, et selles mõttes jäävad need alles. Ja me tegime ju oma natuke nagu meelelahutust ka. Mõtlesime, et jõulukuul tööd ei tee. Jõulukuul tööd ei tee, tegime meelelahutust ja meie need jõulupodcastid olid natuke teistmoodi. Läksime ägeda kogukonna juurde ja tegime koos süüa. Ja sellele podcasti nimi on 3 konsultanti köögis. Ja mille kohta öeldi, et see on nagu maahommik, selline rahulik ja meeldiv. Need tekitasid selles kogukonnas ka, kuhu me siis läksime, et need tekitasid sellist mõnusat elevust, et meile tuldi külla ja tahetakse teada, kuidas meie siin toimetame, sest me rääkisime ka sellest konkreetsest kogukonnast, et kuidas nemad seal igapäevaselt toimetavad ja mida nad teevad, ja seda me ju tahamegi teha, et kogukonnad oleksid pildis oma tegemistega. Kuulge, aga räägime sellest ka, kus me raha saame nüüd. Kus me saime, jah, et kui me, nagu me ütlesime, et raha meil ei olnud ja tegelikult podcasti filmimine maksab ju raha ja siis me hakkasime tegutsema nagu üks tavaline MTÜ, me hakkasime oma tulu teenima. Ehk siis ka erinevatel koolitustel, kus me olime olnud, siis sealt
mingisugusel korral me rääkisime seda, et meie enda konsultantide seast, mis on ju kõikides maakondades, on ju igalühel mingisugune oskus, on ju. Ehk siis mingi selline teema, mida ta võiks raha eest teistele edasi rääkida. Ja siis need podcastidele ainuke asi, mis meil on, et kui meil on nii-öelda hooaeg, mis kestab septembrist maikuuni, siis meil on igal kuul tegelikult üks teema, millest me räägime. Ja mõned on nendest siis nii-öelda kohapealsed koolitused, mõned on sellised infopäevad, meil on igal sügisel on talgupäevad, oleme rääkinud ju MTÜ liikmeskonnast ja kuidas põhikirja korrastada, erinevaid teemad, üldkoosolekust just, et aga siis see raha meil hakkaski niimoodi tulema, et me tegime koolituse, kus me küsisime raha ja siis vaatasime, et okei, nii palju raha saime kokku, et nüüd saame podcasti teha. Ehk siis need vaheldusid siis niimoodi, et kui me isegi väliskoolitaja kutsusime, siis me panime pileti hinna ja siis saime maksta siis koolitajale, pluss siis meil jäi natukene raha üle, millest me saime siis podcasti ja lisaks sellele oli meil siis üks plaan, nii-öelda äriplaan ka niimoodi, et see külaline, kelle me kutsusime, tema jaoks oli ka see justkui nagu reklaamkanal ja selline turundusvõimalus, ehk siis me küsisime ka oma külaliste käest, näiteks kogukonna praktika on ju, aitas meil osaliselt kinni maksta selle podcasti on ju, et ka see oli nii-öelda nagu sponsorraha, ehk siis kaasasime on ju. Ja siis ka erinevatel teemadel, vaata kui me tegime KÜSK-i teemadel, noorte teemadel on ju, et siis me saime küsida ka sellest samast turundusraha kotist endale raha ja siis muidugi tuli inkubatsiooniraha. Et Euroopa Liidu PEEK-programm ja Kesk-Eesti ettevõtlusinkubaator, mis oli siis 3 maakonna ühine just ettevõtluse alustamiseks ja tugimiseks mõeldud inkubaator, sinna tuli ka ettevõtlike kogukondade programm ja selle ettevõtlike kogukondade programmiga tegime me head koostööd ja nemad olid siis huvitatud ka sellest, et tegelikult meie sihtgrupp on üks ja seesama, et kogukonnad ja vabaühendused ja nendele nagu teadmiste, oskuste jagamine, nende võimestamine, et meil on ühine eesmärk ja nemad olid siis nõus meie podcast'e nii-öelda salvestusi rahastama ja me oleme neile väga väga tänulikud, et see aitas, tegi meie nagu nende, võttis mingi murekoorma meilt ära, et me saame tegelikult sisule rohkem nagu keskenduda. Algse formaadi juurde tagasi nüüd sügisest. Meil on hästi äge uus aasta välja mõeldud väga ägedate teemadega, aga nüüd me siis oleme tagasi ilma programmita, nii et tuleb see esialgne plaan tagasi võtta. Hakkame jälle vaatama teenima ise tulu, aga et kuhu nagu edasi minna, et need podcastid ka võib-olla ei jääks kogu aeg staatiliseks ruumis istumiseks ja jutustamiseks, siis me oleme mõelnud ja sooviksime minna nüüd rohkem kogukondade juurde. Et me läheme näiteks, räägime kriisidest ja läheme mõne sellise kogukonna juurde, kellel on tehtud äge kerksuskeskus või mõne vabatahtliku pääst või lähme metsa, mis proovime seal, kuidas lõket tehakse. Kuidas ellu jääda, okei. Meil on päris selliseid metsikuid mõtteid ja siis meil on nii hea meel, et me olemegi nagu kolmekesi, et kui üks meist nagu väristab jalga, siis meil on alati keegi, kes ütleb, et kuule, teeme ära, see on ikka äge, et vähemalt proovime. Ja see kontaktivõrgustik on ka hästi lai, et kui ei tule mõtet, keda kutsuda, siis kellelgi ikka tuleb, või siis ja see need nii-öelda tööülesanded, mida siis peab tegema ühe selle, meil ju igal kuul on tegelikult üks asi, kas siis koolitus, podcast, infopäev, et siis hästi hea on ka neid tööülesandeid jagada nii-öelda, et kes meist teeb Google Formsid, kes teeb YouTube'i lingid, kes suhtleb sellega, kes suhtleb tollega, et selles mõttes on nagu hästi, kes räägib rahast, Kersti näiteks. Jah, peab eelarvet. Hästi hea on nagu, et ei pea kõige eest üksinda vastutama. Ja kindlasti 3 maakonna pealt on ka vahel see, et kui me sa korraga mainisid, et nende külalistega, et kui ma ütlen, et
minu maakonnas näiteks ei ole head vabatahtlikku, aga Viljandimaal on neid küll ja küll, et siis lihtsalt tulevad nad Viljandimaal. See külaline tuleb siis sealt. Ja. Et me saame nagu ka ägedaid esinejaid ja külalisi leida 3 maakonna peale kokku. Ja tegelikult on ühiselt hästi tore teha asju, et noh, kui sa tunnedki, et sul üksi jääb jõudu väheseks, sul ei ole, ma ei tea, ei ole mingisuguseid ressursse, võib-olla ei ole inimesi, ei ole raha, eks ju. Et aga kui sa hakkad tegema kellegiga koos asju, siis seal tekib selline mõnus sünergia ja tegelikult ikkagi, kui hakatakse liikuma, siis tegelikult tulevad nagu meiegi teele, eks ju, et me hakkasime tegema, hakkasime pusima, eks ju, ja tuli ka siis selline nii-öelda rahastaja, kes meid siis sai siis paremini nagu toetada ja meie ideedega kaasa tuli ja meil oli tegelikult ühine eesmärk ja me leidsime üksteist. Ja ühine sihtgrupp ja ma arvan, et meie kogukonnad ja vabaühendused on meie tegevuse läbi nüüd küll võitnud, et võib-olla nende traditsiooniliste koolituste asemel on nemad saanud hoopis ägedaid selliseid natuke teistmoodi ja kaasaegsemaid võimalusi, eks ju, teadmist. No võtta see on, et me oma saade või? Telesaade või? Ei või? Kirsti, ära karda. Sa tahad jälle selle hullu mõttega tulla, kus me esimene kord telesaade. Mõtle, kui äge, kui meil oleks oma kogukonna saade ETV-s. Ei tea, kus sa... Ei. Siin samas Põltsamaa lossijoovis võib seal mõtte vaata visata taevasse, võib-olla kukub kuskil alla. Et noh, kas just meie peame seda tegema, aga tegelikult, et kui teles oleks kogukondadel oma selline saade. Kogukondade lood. Kogukondade lood võiks olla küll. Jaa, sest et need seltsid ja inimesed, kes tegelikult seal piirkondades ju toimetavad, nad teevad nii ägedaid asju lihtsalt. Teevad puhast kulda, see ikka, see eestvedamise jõud on alati, et kui sul on kodus kaaslane, kes vaatad, et no päev otsa midagi ei tee, mis sa tegid siin, on ja siis nagu vaata, kui ta 3 päeva seda asja ei tee, mis siis juhtub, on ja. Et siis sa kohe märkad, mis ta tegelikult iga päev teeb, et kogukondadega on natukene sama lugu, et kui ühest küljest nad tunduvad just kui mingisugune seltskond, kes tuleb ja ainult raha küsib, et midagi teha, siis noh, võta need kogukonnad ära ja vaata, mis juhtub siis. Kui palju töötajaid on juurde vaja sinna kuskile KOV-i või asutusse, kes need samad asjad peaks ära tegema, et sul oleks inimestel koha peal hea elada. Et see on täielik võrdusmärk. On, et sport, kultuur, kohalik mingi tegevus, meelelahutus on ikka väga-väga paljudes piirkondades vabaühenduste teha. Ja isegi sotsiaalteenused ju. Et noortega tegelemine, sport. Noortega, vanadega, jaa. Et noh, nende nii-öelda. Mis tegelikult inimesed teevad nagu vabatahtlikult ära. Ja kui meie saame neid natukene toetada, tugida, siis... Ja see saate idee või saate unistus just on, et võib-olla kui see laiemale publikule nii-öelda nähtavaks teha on ja siis innustaks ka rohkem neid inimesi, kes võib-olla on kunagi mõelnud, et kuulge, et võiks ju meil siin olla see ja siin teha seda on ja, aga siis nad vaatavad, et okei, et need mured on igal pool ühesugused, mis selles suhtes ette võetakse, et siis aktiveeriks päris palju, ma arvan, inimesi, kes praegu ei ole julenud seda asja ette võtta. Aga lähiunistus on see, et me tahame metsa ja metsa maale kohale nende kogukondade. Mitte merele. Merele ka. Meil merd ei ole muidugi 3 maakonnas, aga me saame Võrtsjärve peale minna ja Saadjärve peale minna, või Peipsiäärde. Et minna nendele kogukondadele külla ja koha peal siis. Jah, ise näidata seni, kuni see telesaade tuleb. Me näitame ise, kuidas neil seal on ja mis ägedaid asju nad teevad. Täpselt. Aga tehnilise poole pealt siis, et meil on ju alati olnud selline abimeeskond ka,
et podcasti filmides me ju ei teadnud alguses, kuhu üldse pöörduda, et kes meid siis üles filmib ja mismoodi see kõik välja peaks nägema, et kas mäletate, kuidas see käis, et me... Sina pakkusid välja Taavi Bergmani ja Taavid Meedia meile. Taavid ma teadsin kui head fotograafi küll, aga ma küsisin Taavi käest, et me tahame teha sellist hullu asja, et kas ta filmiks meid. Ja Taavi ütles, et ta vist on ühe podcasti teinud, äkki oli nii, et aga ta on mõelnud, et ta võiks seda teha, et ta võiks proovida, ma nagu mäletan, et ta võiks proovida ja siis meie jaoks oli see nagu ka nagu selline väga oluline asi, et meie ju ka nii-öelda proovisime. Sellel hetkel meil veel raha üldse. Ja raha ei olnud ja tema oli ka nõus proovima niimoodi hea tahte korras, on ju, ja see sobis meile ülimalt hästi. Oli tasuta. Ja see oli nii huvitav, et me nagu tegelikult kasvasime natukene või arenesime Taaviga koos, et alguses oli meil üks mikrofon, vist selline suur. Järgmine podcast oli juba 3 mikrofoni. Taavi ütleb, et mul on nüüd vaata uued mikrofonid. Ja 1 kaamera oli esialgu. Siis oli 2 kaamerat. Ja siis ta zoomis kõik erinevad inimesed. Ja zoomimine. Siis tulid need ekraanid, kus me nägime oma seda saadet jooksmas. Kuna suulepulka võib panna ja nii. Ja, et siis ja nina nokkida. Ja siis meile tulid need aknakardinad, et nagu iga kord oli midagi uut ja huvitavat, et me saime nagu seda tehnilist poolt ka natukene kõrvalt vaadata ja õppida. Aga meil on olnud ka mõned teised filmimehed, mõnikord, kui Taavi ei ole saanud tulla. Või siis me oleme näiteks, enamasti me filmime ju Viljandis, aga teises maakonnas, et võtame teisi ka. Me oleme ikkagi lõpuks Taavi juurde tagasi tulnud, et see on meie kõige selline lemmikum. Kindlam ja lemmikum olnud ja eks meil on viperusi ka seal juhtunud, et ka Taaviga vaata ükskord oli seal, me ju ei teadnud, kuidas see YouTube'i otseülekande link käib, et nagu siis ta kogemata vajutas selle käima, siis meil oli 5 minutit otseülekandeni aega või palju meil seal oli ja siis me tegime ruttu uue lingi, ruttu saatsime selle laiali ja siis meil ikkagi vaatajaid oli, kes nagu jälgisid ja otsisid seda linki, erinevad kanalid, kus me olime postitanud, siis tegime ära. Aga ja ükskord oli ühe teise filmimehega, kellel meil ju ta vist pilti ei salvestanud, aga häält salvestas, nii et terve podcast on üleval niimoodi, et on ainult kaane pilt, aga hääl on taustal. Taskuhääling. Jaa, ikka juhtub tehnilisi viperusi ka, aga need on põnevad natuke, tagantjärgi on päris põnev mõelda. Sellel hetkel, kui see juhtub, nii põnev ei ole, aga... Siis jääd just süda taob ikka. Korralikult. Tagantjärgi on põnev. Aga õppinud oleme me ju seda ka nüüd, et kui nüüd podcastidest sinna nende koolituste juurde minna, siis me oleme ka seal sellist närvikõdi saanud, et ikka see, et kas me teeme koha peal või teeme veebis või teeme hübriidvariandina, et sama asi, mis on nagu ka see, mina olen nagu tahtnud ikka, et õpime ära, kuidas käib see hübriidvariant, ja siis Maile ja Kersti, ei tea ikka, ärme tee vist. Minule hübriid ei meeldi. Aga meil on väga hästi välja tulnud see mitu korda tegelikult. Nii et kõik need Zoomi-toad ja kõik need asjad, et see annab jälle meile rohkem osalejaid nii-öelda korraga. Saab rohkem teadmist anda kogukondadele edasi. Nii et me siin, Kätrin on meil selline IT-tüdruk, me Mailega tema kõrvalt siis nagu õpime uusi oskusi. Ma ka hüppan vette, aga ma ei karda. No mina kardan küll. Mina sa kardad. Ma siis proovin järgi teha. Mina ikka kardan ka ja proovin ka järgi teha ja hakkama saada, aga jah, see tagantjärgi on see päris põnev. Jah, on küll. Kõik. Aitab. Nüüd hakkab vihma sadama varsti, mis teeb meil.